Ja tere õhtust ja kuna siin juba publik saalis nõuab, et meil on ikkagi täna väga erakordne õhtu, kus me peame küll istudes, aga siiski kestvalt ovatsiooniga kiitma elutööpreemia laureaat Krista Kael. Aitäh! Seda ei juhtu iga päev, ja seda ei juhtu ka iga kord, kui me siin oleme, et pärast seda tunnikest ikkagi mõlemad peame kiiresti teie meeldivast seltskonnast lahkuma, aga ma natukene ikkagi nüüd keeraks seda kruvi seal selles kaugus edasi, seda elutööpreemia asja, et sina tõlkijaid on varemgi olnud, kes seda preemiat on saanud, kirjastajana sa oled vist nüüd esimene. No jah, ma olen nii-öelda kombineeritud tõlkija, kirjastaja ja veel muudki. Ja kindlasti oled see esimene kirjandusfestivali korraldaja, kes on selle preemia saanud. No jah, ütleme, et see kõik kokku, aga ega seda festivali ma ei korralda üksi, nii nagu kirjastajana ma ei tee midagi üksi, need on kõik ühistööd ju tegelikult. Et eks see lihtsalt koguneb ja no mis sinna teha, aga... Ma mõtlesin, et ma küsin su käest sellise küsimuse, et tavaliselt kui sind tutvustatakse kusagil Krista Kael tõlkija, no ainult Harry Potteri tõlkija on tavaliselt see, kes sind siis saadab peaaegu elu lõpuni ikkagi päris kindlasti. Kas sa suudad meile täna siin kohe niimoodi külmalt öelda, mis on need 3 raamatut, mille tõlkimisele sa tõesti oled uhke, kui sa nüüd jätad Harry Potteri kõrval, millele sa kindlasti oled uhke? Mis võiks olla need 3? Ja Harry Potterile on kindlasti uhke, aga ma võiks öelda, et Anvilli Puutumatu, siis Doris Lessingi Kõige ilusam unelm ja no on veel mõned autorid, mis ma ütleks, et ma võib-olla mainin isegi rohkem peale Angela Carteri Verine tuba ja kindlasti ka Grant Swift, kes on üks mu lemmikuid. Nii et jah, pigem niisugused autorid loomulikult, aga Potter ka jah, sest see oli lõbus. Ja muidugi Ursula Le Guini asjad, mis ma tõlkin, Pimeduse vahendkäsi, mis oli tegelikult üsna raske tõlkida. Ja kui ma praegu just, ma vaatasin, et lugemise väljakutses keegi kirjutas sellest, et seal oli jah, hästi raske oli minna üle sellele, nende legendide peale, sest sinna olid pikitud legendid ja seal oli eri inimeste jutustused ja selle talveplaneedi olustik, legendid ja nagu eri taustaga inimeste jutustused, et sellega ma nägin ikka kurja vaeva, ma pean tunnistama ja seal tuli leiutada ikka ühte ja teist. Ja asi ei olnud mitte lihtsalt ainult sõnade leiutamises, seal oli ikkagi eluviisi leiutamine. Ja lihtsalt ma ütlen, et kuidas raamatutesse suhtumine omamoodi ajas muutub. Tol ajal, kui mina selle tõlkisin, siis Nõukogude Liidus, Nõukogude Eestis ei teinud üldse keegi niisugust nägugi, et sugude nagu sooline identifitseerimine oleks mingisugune küsimus. Ja ma hakkasin ka ise selle peale esimest korda mõtlema siis, kui üks Tartu Ülikooli kirjandusteadlane küsis mu käest, et kui see raamat ilmub, et kas oli suur šokk, kas oli suur sensatsioon, sest seal teatavasti seal talveplaneedi elanikud võisid, või nad muutsid oma sugu. Neil oli nii-öelda, võib öelda nagu loomadega võrreldes jooksuaeg. Ja seda nimetati kemmeriks ja kui nad kemmerisse sattusid, siis nad ei teadnud kunagi, kas nad on mehed või naised tegelikult ja üks inimene võis olla mitme lapse ema ja mitme lapse isa. Aga tol ajal ausalt öeldes, küsimus oli, et kuidas tsensuur selle läbi lasid. Tsensuur ei pilgutanud sellega silmi. See ei läinud absoluutselt mitte kellelegi korda. See võimalik, et ka ütleme Ameerikas, kus Ursula Le Guin selle avaldas, seal see võib-olla tekitas, ja muidugi tekitas, sest ta tegi seda teadlikult, aga siin mitte kui midagi. See on Nõukogude tsensuuri jaoks mingisugune oluline teema, mida ma otsima ja uurima ja siis ära liitutama.
aga jah, need autorid kindlasti on mul, noh, kõik, keda ma olen mitu raamatut tõlkinud. Banvilli väga mitu raamatut, suur lemmik, Lessing täpselt samuti, Ursula Le Guin, Graham Swift. Aga ma olen tõlkinud kokku üle 100 raamatu, nii et tegelikult seal on veel igast asju, mis ega ma ei ole tõlkinud peaaegu ühtegi raamatut, mis mulle vastu hakkaks. Ja kuidas selle raamatuga on? Jaa, see raamat ka, aga no, selle raamatuga nii, et Keegan on väga huvitav autor, et ma julgeks öelda, et mulle väga hingelähedased on seal 2 juttu ja 2 ei ole nii väga. Kindlasti see on siis Kasulaps, eks ole, ja kangesti meeldis mulle see Pikk ja piinarikas surm, see erakordselt mõnusa huumori iroonia tõttu. Ja noh, ühe neist seal ülejäänutest oleks ma hea meelega välja jätnud, aga see ei saanud, sest see oli nii-öelda paketi juurde kuulus. Kogumiku osa. Ja see, no ütleme, Keegani puhul on ju see, et seda võib lugeda ka sellega, kuidas üks kirjanik on suutnud luua niivõrd ka talle endale väga vastikud tegelased. Ja see oskus seda kirja panna on ikkagi fenomenaalne. Ja see, et sa pidid sellest läbi närima ennast. See on fenomenaalne. Ei, on muidugi ja ta kirjutab väga hästi ja ega ta raamatud tegelikult, kui need välja tulevad ka Inglismaal või tähendab Iirimaal, siis ka nad saavad tihti niisuguse suhteliselt vastuolulise suhtumise, aga vähemalt seda kõik tunnustavad, et ta intrigeerib, ta kirjutab väga hästi. Nii et seda ma väga tahtsin tõlkida, jah. Läheme siis nende 2 raamatu juurde, millest me natukene räägime. Meil on siin terve hunnik tekkinud enne. Tegime väikse klaasikuse seda ja teist ja arutasime, et tegelikult aasta alguses ei ole suht midagi ilmunud, aga nüüd meil on laud jälle raamatuid täis. Me peame nüüd hakkama pihta ikkagi. Moodsas ajas jälle üks väärt raamat ilmunud. Ja noh, eks tavaliselt ikka on nii, et võib-olla pärast jõule tõmmatakse kergelt hinge ja ütleme juba jaanuari lõpus, veebruari algus hakkab rohkem raamatuid tulema. No Varrak ei ole küll hingedel laad. Ei ole. Aga moodsas ajas prantslane? Moodsas ajas prantslane, jah. Claudie Hunsinger, kunstnik, kirjanik, juba väga eakas, üle 80 aasta vana. See raamat sai ka siis selle FAM-i auhinna. Ja kui ma seda raamatut hakkasin lugema, siis oli kohe niisugune tunne, et tegelikult väga järske pöördeid ja ootamatusi seal raamatus ei tule ja ei tulnud ka tegelikult. Ja võib öelda, et see kulgeb ühes rütmis algust lõpuni. Ja seal on mitmeid huvitavaid asju. Esiteks muidugi on need kahe vana inimese lugu, kes elavad maailmast eraldatuna ühes majas, mille nimi vist oligi siis Paopaik või pooleti maha jäetud maja, mille nad elamiskõlbulikuks enam-vähem teevad ja siis tuleb ühel päeval neile koer. Muidu nad elavad nii, et mees elab kirjanduses, keset raamatuid, tuleb sealt väga harva välja, naine elab teisiti, naine on löönud oma akna lahti loodusele. Ja see suhe loodusega on vaieldamatult selle raamatu üks kõige tugevamaid külgi, see mismoodi ta kirjeldab seda, et ta pigem kaotab ennast looduses, puudes, loomades, rohulibledes ja need kirjeldused iga värvivarjundi, iga tekstuuri, iga krõbina, iga krabina, iga lehe ja kõigi niisuguste osas on väga nauditavad. See on see maailm, kus see naine tahab lahustuda, kuhu ta tahab jääda. Ja mingil hetkel, kui ta seda välismaailma kujutab või kirjeldab, kus ta siis aeg-ajalt on sunnitud käima, siis tekib niisugune tunne, et maailma lõpp on toimunud või kohe hakkab toimuma. Kuidas kõik variseb kokku, kuidas enam rongid ei sõida, kuidas elektrit ei ole. Siis hakkad vahepeal aru saama, et tegelikult see nii ei ole. Et elektrit ei olnud vahepeal sellepärast, et oli lihtsalt elektrikatkestus, nagu neid ikka ette tuleb. Ja tegelikult välismaailm on täiesti siiski olemas ja pole hullem tõenäoliselt kui siis see, mis meie ümber siin on.
aga teatud vaatepunktist võib see kõik tundudagi niisugune düstoopiline maailm. Ja tegelik maailm on siis nagu ainult see, mis seal on selles majas ja nende inimeste tegelikult peades, mõtetes ja selles, kuidas nad suhtuvad teineteisesse, kuidas nad suhtuvad loodusesse, kuidas nad suhtuvad loomadesse. See koer, kes nende juurde tuleb, on üks väiksemat sorti lambakoer, keda on väga, ütleme, väärkoheldud, mitmes mõttes väärkoheldud, kes tuleb, saab osaks nende elust ja aitab neid, võib-olla ta muutub nagu niisuguseks omamoodi lüliks, mis neid endid lähendab ja mis aitab neid veel rohkem lähendada ka loodusele. Nii et kui sellele raamatule üldse midagi ette heita, siis võib-olla seda, et ta tegelikult on kuni lõpuni, ütleme, ühes tonaalsuses. Aga ma ei teagi, kas seda ette heita saab, kui parasjagu eriti on meil mõtlikum meeleolu, siis see raamat sobib suurepäraselt, sest see ongi need, ma arvan, et see autor on hästi palju kasutanud selle autobiograafilist materjali, sest ma alles pärast hiljem lugesin, et tegelikult ta omaenda mehega, kes on filmitegija, aga täpselt samuti läksid elama kuhugi metsa, üksikusse majja ja elasidki seal. Ja näiteks nii nende eesli kui ka raamatu eeslikese nimi on seesama. Ja ilmselt nii mõnedki seigad ja kõik see, mida ta kirjeldab, on pärit tema enda elust. Ja ütleme, et küllaltki tormilise tegevusega raamatute vahel on niisugune raamat lausa õnnistus, kes viitsib nagu sellega kaasa minna. Aga see ongi aeglaselt lugemise raamat, ma arvan. Ta läheb tegelikult, tekst on väga ladus, see läheb suht kiiresti, kui teda lugema hakata, aga samal ajal ma arvan, et see on niisugune raamat, mida võib lugeda tükkhaaval, vahepealt panna ta jälle kõrvale ja siis jälle natuke lugeda ja vaadata, kuidas need päevad seal kulgesid. Heli Alliku tõlge on ilus, ladus, tore ja paneb mõtlema, paneb tundma ja võib-olla tegelikult paneb ka enda ümber olevat loodust natuke teise pilguga vaatama. No üks termin, mida selle autori kohta tihtipeale kasutatakse, on ökofeminist, aga no jah, ei tea. Polegi vaja võib-olla kõigele termineid. Sa ütlesid, et see autor on ka kunstnik. Jaa, ta on kunstnik ja tal on olnud palju näitusi ja võib-olla kõigepealt hakkaski kunstnikuna üldse esile kerkima ja alles siis hakkas ta kirjutama. Kas see kunst paistab siit selle metsases asuvast väikesest majast ja selle ümber toimuvast välja ka? No tegelikult kirjanik või no see autor tegelikult vist ise on ka üks tema kunstiprojekte on näiteks mingid lehtede sari ja seda on tunda jah. Seda on tunda, et ta on kunstnik, väga paistab välja. Seal ta küll kirjutab ka seda, et ta hakkab ka kirjutama ja näpud sügelevad, et peaks uut raamatut alustama. Sest ma saan aru, et ta mees põhiliselt ainult loeb, mitte ei kirjuta, nii et aga ikkagi ta on kogu aeg olnud samuti niisuguste loominguliste kalduvustega. Ta on nii Ernauga peaaegu sama põlvkonna kirjanik, et mõlemad feministid, et see öko, ma arvan, see on mingi kriitikute pandud nimetus sinna taha, et aga kas see FAM ehk siis naiskirjanike auhind, kas see siis väljendab mingit sellist Ernau-sugust feminismi või see tegelikult ikkagi on puhtalt sugudevahelise võrdsuse teema? Ei no võrdsus kindlasti tegelikult ja selle vana paari omavaheline suhtlemine on mõnes mõttes äärmiselt võrdsetel alustel. Nende vahel valitseb niisugune väga igatahes mitte võitlus, vaid pigem mõnus mõistmine ja soojus. Noh, kas või sellepärast nad on koos nii vanaks saanud ja näinud elus nii mõndagi. Ütleme ühelt poolt natuke vastandid, teiselt poolt väga sarnased. Aga eks see feminist tuleb sealt välja, kui ta kirjeldab ka oma nooruspõlve ja kui ta kirjeldab üldse inimeste vahelisi suhteid. Samal ajal üks asi oli seal huvitav, oli see, et ta on üsna irooniliselt suhtunud. Ta kutsutakse ühele konverentsile või esinemisele, kus temaga koos esinevad veel kaks inimest, kaks kirjanikku, kelle kohta ta ütleb ja mitte ainult nende kohta ütleb naiivskirjanikud. Et
ta nagu pigem hoiab eemale niisugusest rõhutatud feminismist või punnitatud feminismist natuke ja muidugi see öko sinna juurde tuleb see, et ta tõepoolest eelistab loodust inimestele ja loodus on see, millega ta tegelikult üheks tahab saada ja aeg-ajalt talle tundub, et teda ei olegi enam olemas, ta ongi üheks saanud loodusega ja looduse vastased patud on tema jaoks ikkagi päris patud. Nii et rohkem võib-olla öko ja vähem isegi feminism, see feminism, mida ta kirjutab, see kasvab tema elust ja tema olemusest niivõrd loomulikult välja, et ta teistmoodi ei saakski nagu. Ei ole selline võitlev feminist nagu Erno. Mitte päris, jah. Kas keegi on jõudnud juba lugeda? On ostetud, ootab lugemist. Jah, ei ole jõudnud, küll jõuate. Peaasi, et on ostetud tänu selles mõttes, ärge kiirustage lugemisega, aga kiirustage oskusega. Sest need saavad ju otsa. Ja kindlasti moodne aeg ostetakse kohe. No Mustamäe keskus Apollos oli mingisugune paduodavate hindadega. Mustamäe keskus Apollo müüb ennast praegu paduodavalt maha lihtsalt, nii palju, kui tal seal sees asju on. Et ärge selle järgi mingi pikki järeldusi tehke. Aga te ei tea seda, et läheb kinni, eks ole, Mustamäe Apollo. Nad müüvad lihtsalt selle, mis nende riiulite peal on, müüvad kiiresti maha ja viivad riiulid poest välja. Aga kas sul prantslasi on veel lähemal ajas, moodsas ajas tulemas, et moodne aeg ikkagi on selline kvaliteedimärk, mida ma tõesti soovitan kõigil osta pigem varem kui hiljem, sellepärast et raamatud saavad otsa oma 5, 6, 700 tiraažidega päris kiiresti. Ei, kusagil on muidugi tulemas ka prantslasi, aga tegelikult järgmine on meil väga raju raamat, see on Rachel Kushneri Loomise järv, mis on hoopis midagi muud, hoopis muust tonaalsuses. Ma loodan, et sellest me saame rääkida siin märtsi alguses, sest selleks ajaks on ta väljas. Meil praegu täiesti juhtumisi tuli järjest neid moodsaid aegu. Aga Alice Seniter tuleb, kes on tõlgitud ka prantsuse keelest, nii et ei saa jah, ka Seniter tuleb varsti. Ja siis juba edasi samuti väga huvitavaid asju nagu Kay Schüttersi Trofee ja ka Chimamanda Ngozi Adichie. Ma ei teagi, kuidas see on tõlgitud, aga see on see Green Count unistuste loetelu või loendamine. Kes seda tõlgib? Eelised. Aga see tuleb sul siis kevadel ikkagi? Ta tuleb kevadel ikkagi välja, jah. Kas ta ise siia tuleb, seda ma ei oska praegu öelda. No hoiame kõik teost. Jah. Aga jah, pusime edasi moodsa ajaga, ma arvan. No tore on. Moodsat ajaga pusige edasi, see on puhtalt meiesuguste inimeste najada ju püsti seisab. Raamatukogud ka muidugi, aga mul on nüüd 2 vana inimese asemel 2 täiesti noort inimest ja siis, kui ma siin näitan teile seda raamatut, siis see kallikes on ikkagi puhas pettus. Sellepärast, et seda raamatut veel teile anda ei ole. Siin all on üks teine raamat, millest ma ka võib-olla mõne sõnaga räägin. Et mõnikord juhtub kirjastajatele niimoodi, et raamatud ei tule trükikojast nii kiiresti välja, kui me tahame. Ja siis me peame tegema sellist pettust, aga ütleme, Viru keskuses võib-olla ei ole seda varem tehtud, siis televisioonis on seda tehtud küll ja veel, kui raamat selleks hommikuks või õhtuks ikkagi ilmunud ei ole. Aga ma räägiks sellisest toredast žanrist, nagu on spordiromantika. Ja kui ma sellist pilti teile näitan, siis see võiks olla selline väikene hoiatus, et kuigi me Kristaga mõlemad kuulume sellesse parteisse, kus me ütleme, et lugege ükskõik mida peaasi ei loeta, sest igasugune lugemise kaudu tekkiv elamus on ka ikkagi täiesti vääriline elamus. Sellisest spordiromantikast ma ei tahaks rääkida, kuigi nii raamatuletid kui ka Netflix on täis spordiromantikat ja praegu üks nendest sarjadest, mis on väga kuum praegu, kas või Heated Rivalry. Mis on siis romantika hokiplatsi peal, on olemas veel suurepärased variandid. Ma täiesti huupi praegu spordist pakun, et romantika võrkpalliplatsil, siis romantika korvpalliplatsil ja nii edasi. Aga unusta iluuisutamist. Ja iluuisutamist ma ei usu, sest just sellest ma hakkangi rääkima. Aga
aga kui ma võtan selle ilusa kaane nüüd ära, meil on siin üks inglisekeelne alles, kes tahab ja kes ei suuda pärast tänast õhtut ära oodata seda eestikeelset, siis te saate selle ingliskeelse variandi siit osta, aga Lane Fargo on täiesti ausalt öeldud, et tema on väga palju õppinud ühelt selliselt suurepäraselt kirjanikult nagu Taylor Jenkins Reid. Ja Taylor Jenkins Reid on üks, ma arvan, selle spordi, ilukirjanduses sport kui selline absoluutne maailmameister, ta on väga paljudes muudes asjades ka minu arust absoluutne maailmameister, aga Taylor Jenkins Reid tegi tenniseplatsil toimuvast sellise põneliku, et seda on võimatu käest ära panna, siin mõned, ma arvan, et on lugenud, kes on lugenud 1, 2, 3, 4, kas tuleb 4, tuleb ehk 5, 3. Et see spordi teema, mida väga paljud vaatavad telekast ja väga paljud ei viitsi seda üldse, sellele mingit tähelepanu pöörata, siis see on ju ka omaette see enese teostus ja kui ma panen selle kaanepildi nüüd siia tagasi, siis see favoriidid räägib sellisest spordialast tõesti nagu iluuisutamine. Iluuisutamine selle sõna otseses ja kaudses mõttes, et ilu seal jääväljakul ja siis sport kui võistlus. See nüüd ei räägi sellest, kuigi siin väga paljud kiitjad on öelnud, et see on kolmikaksel ja mis tulupp ja värk ja särk, eks ole, et see räägib tegelikult jäätantsijatest, jäätantsust, kus tuluppe ja akseleid ei tehta, nad mõlemad hoiavad vähemalt ühe uisu kogu aeg jää peal. Aga suurepärane näide sellest, et ka iluuisutamisest saab kirjutada väga hea suhtedraama ja seda see raamat kindlasti on. Nii nagu Taylor Jenkins Reid on ka tema oma raamatus kasutanud sellist väikest ketikest, et ta ühe dokumentaalfilmi ka paralleelselt dokumentaalfilmile ka peategelane ei taha nõustuda ja on esimest korda nõus siis ära jutustama oma loo. Dokumentaalfilmis on väga palju siis kriitikuid, iluuisutamise kohtunikke ja loomulikult kui me räägime iluuisutamisest, siis vähemalt paar aastat tagasi me võisime rääkida peamiselt ameeriklastest ja venelastest ja loomulikult siin on ka rahvusvaheline skandaal ikkagi sees ja see on sama põnev, kui oli see Gary Soton tagasi tennisemäng. Tõesti, ma soovitan, kuigi selles žanris on väga palju sellist pehmet, mida nimetaks siis ajaviitekirjanduseks, siis see, kuigi on meelelahutus, on ikkagi ka väga tore ja väga põnev lugemine. Ja sina, ma saan aru, Krista, seda raamatut lugenud ei ole? Ei, ma ei ole inglise keeles seda lugenud ja ma saan aru, et eestikeelset veel ei ole niikuinii. Eestikeelset ma toon sulle neljapäeval. Väga kena. Aga ma kardan, et sa seda vist ei loe. Või? Ma ei tea, ei või iialt teada, võib-olla loen. Ärge iial ütle, ärge iial. Ei. Aga kas me saime kirjastusse väga kiiresti, kui selle kaanekujunduse panime Instagrami ja kõikidesse muudesse võimalikesse kohtadesse üles saime väga palju väga kiitvaid arvustusi, kus kõik juba ütles, kui väga nad seda lugeda tahavad, et kas siin seltskonnas vähemalt mõni on selline, kes julgeb öelda, et ta tõesti ootas seda kaua. Öeldi üks. Aga oodake siis, neljapäeval saate seda raamatut käes hoida. Aga kui meil on nüüd need kaanepoisid ja tüdrukud on ära käsitletud, siis meil on siin laua peal väga palju huvitavaid raamatuid ja väga laiast repertuaarist. Võib-olla alustaks Varraku kõrval ikkagi ühe konkurendi raamatuga ka raamat, mida sina... Oota, aga ma lihtsalt alustan, või lähen... Sa alustan ikkagi enda raamatutest. Ma ei saa pahaks panna. Ei, mitte selles ei ole asi, aga ma lihtsalt tahan öelda, et tuli välja raamat, mis just selle sama Huntsingeriga väga hästi seostub. Kui seal vaadati iga taimelehte ja taheti saada taimeks või loomaks, siis tegelikult Botaanika aja poolt on välja antud koos Varrakuga niisugune raamat nagu Hortus Poeticus, kus on siis Eesti taimeluule sees ja tegu on imeliselt ilusa raamatuga, sest siin on ka näiteks mitte ainult peente ja hoolikalt joonistatud piltide juures on veel ka herbaariumi lehti. Ja valik on teinud Karl-Martin Sinijärv ja Urve Sinijärv. Ja järeldsõna või saatesõna on sellele kirjutanud Tõnu Õnnepalu.
ja siin, no see saatesõna juhib ka tähelepanu just sellele, mismoodi tegelikult taimed on meie elus ja kuidas me ilma taimedeta poleks üldse olemaski. See on hästi ilus raamat, hästi koostatud ja ma ütleks, et Tõnu järelsõna on ka väga, väga ilus. Nii et vääriliselt on seda botaanikaaeda praegu tähistatud. Juubeliga või? Minu meelest on neil jah juubel. Eelmise aasta lõpus või oli see ülemise aasta? Ei mäletagi, enam tuli metsaluule kogumik. Nüüd tuleb see, nüüd on taimeluule kogumik, jah. Et need luulekogumikud ikkagi on üsnagi populaarsed nii raamatukogudes kui raamatupoodides ka. Ja siin on just olnud soov, et ühendada need siis tõesti nende taimepiltidele, juhtida tähelepanuga ka botaanikaaiale kohtadele, kus meie taimi hoitakse, mitte ainult muidugi Eesti taimi, botaanikaaed on koht, kus on igasuguseid taimi. Aga see läheb väga ilusti kokku selle sama Huntsingeriga, nii et ilus raamat on igati. Aga nüüd jah, võta edasi. Seda väikest raamatukest, mille lugemine võib-olla ei võta isegi õhtut. On Anu Lambi, siis ma ütleks, see on. Seda ju raamatuks tegelikult siin nimetada. See on ka ju kordustrükk, see on nüüd selle kuldraamat, Loomingu raamatukogu kuldraamatu sarjas, jah. Sari, jah. Jah. Et ma arvan, võiks lugeda Anu, tema on ka meil ikkagi ju nomineeritud kõikvõimalikele asjadele, preemiatele. See on suurepärane raamat, seal räägitakse Johannes Aavikust, tema loodud sõnadest ja kui tõesti neid, kunagi oli ka minu meelest lavakunstikateedris oli, noored tegid sellest etenduse koos Anu Lambiga ja see etendus oli niivõrd uhke ja tore, et mul on siiamaani see meeles. Ja kui seda raamatutki vaadata, siis jälle vaatad ja imestad, kui palju me tegelikult kasutame Aaviku sõnu. Ilma, et me annaksime endale aru, et need on tulnud kusagilt mingi keeleuuenduse lainena. Ja samal ajal ka muidugi, kui palju tal veel oli sõnu, mis on ikkagi kõrvale jäänud. Ja huvitav ongi just tõdeda, et tegelikult praktika või see, kas inimesed võtavad mingi sõna omaks ja hakkavad tarvitama, see määrabki selle sõna saatuse, sest need, mida ei hakata tarvitama, need ununevadki. Kusjuures nii mõnigi sõna on tegelikult inimesed hakanud tarvitama teises tähenduses, kui Aavik seda algselt kavandas. Aga praegu, kui on palju juttu keelest ja on juttu ka sõnaraamatutest ja uuest õssis, siis ma arvan, et selle Anu Lambi raamatu kordus on ka väga teretulnud. Ja seda läheb aega täiesti vaja. Ma tean, et see on mul ka niisuguses kohas, et oleks käepärast tõlkimise puhul ka mõnikord on vaja. Vaadata natukene sõnade taha ja mis need sõnad ennast kujutada, aga teatrist väga kaugele ei lähegi. Vähemalt minu suureks üllatuseks nägime me siit leidsime Peep Vallaku Pillapargi Punnjava potitehas valdust. Keel läks praegu sõima. Seda, kui ta raamatut ei mäleta ja ei tea, siis vähemalt seda etendust teab vist küll terve Eesti, kes on rohkem kui 30 aastased, sest see oli minu arvestus kui populaarsemaid etendusi aastakümnega. Ja no tõesti imeliselt hästi tehtud etendus, see oli niisugune õhkkond, vaimustav õhkkond, et sa lihtsalt läksid sellega kaasa. Aga mispärast ma selle ka praegu välja tõstsin, siis selle kirjastamine on tegelikult, kas seal on kirjastuskirjas ka või? Et see on ka tegelikult üks niisugune huvitav ettevõtmine, et lihtsalt inimesed on Eestis, kes tahavad välja anda ilusaid raamatuid. Nad võib-olla ei võta ette ega ei ehita üle suurt Eesti kirjastust mingit, aga südamele armsad raamatud, mida võib-olla teised kirjastused välja ei anna, ikkagi leiavad võimaluse ilmuda ja selle üle mul on hirmus hea meel, sest see raamat on ka väga ilus. Ja ma just tahtsin seda ütelda, et see ei ole lihtsalt raamat, vaid see on ikkagi kunstiteos, kujundusteos suure algustähega. Et siin on sees siis selle etenduse kohta fotomaterjali siin lõpus ühe paberi peal, siis on selle sisu teise paberi peal ja siin sees on ka, mis paistavad väga sellised puulõikelised originaalteosed ja paberit ja kujundaja tööd on siin ikkagi kõvasti selles raamatus, nii et see ikkagi kunstiteos rohkem. Ma mäletan kunagi Indrek Hirve raamatu, need luulekogud olid ka sellised kunstiteosed, mida ainuüksi selle kunsti pärast pidi ostma, aga see luuletusel oli ka kenad. See on uus, ma arvan, et bibliofiilide jaoks suurepärane kingitus raamatulettidele. Ja samal ajal ka jälle Eesti kirjaniku kordustrükk on uuesti tulemine, mis ka kulub ära aega.
ja siin, kui nüüd nendest Eesti kirjandusklassika korrustrükkidest rääkida, miks ka mitte, eks ole, meil on üks siin laua peal. Aga neid saab teha väga odavalt ja väga koledalt, aga neid saab teha väga ilusasti nagu see siin ja siis me kiidame seda kirjastajat, sa teadsid selle nimega, kes siin taga oli. Minu meelest oli Indrek Pustimets, kes on selle taga. No igatahes super ja ülimalt demokraatlik hind, ma soovitan kõigil osta vähemalt ilusasi raamatu. Aga nüüd kirjandusklassika juurde minnes enne, kui me käsitleme täiesti uut asja, siis sellest te olete muidugi kuulnud, näinud ja võib-olla ise ka sirvinud natuke Tõde ja õiguse kommenteeritud väljaanne ja siin nüüd selle, ma arvan, selle peatoimetaja selle raamatu puhul, kuigi need kommenteerijaid on siin 4, on siis Maarja Vaino, eks, et ta on ennast siin ikkagi lasknud täiesti vabaks, siin joonealused märkused, siin on ikkagi pool raamatut on märkuseid ja me mitte ainult ei saa teada, mida tähendab üks, teine ja kolmas sõna, vaid me saame teada ka, kes oli Tammsaare õde siit kommentaaridest ja muid selliseid asju, nii et ma soovitan kõigil lugeda üks, mis natukene kahju või ma ei tea, kas ma nüüd kiirustan natuke ette sellest, et e-raamatut sellest ilmunud ei ole, aga see paberraamat, see on ikkagi täiesti ebademokraatlikult, lausa kultuurivaimelikult kallis, et see õpilased seda kindlasti endale lugemiseks osta ei jaksa, et oleks võinud seal pülkast natuke rohkem välja pigistada ja raamatu hinnast alla võtta, aga kui keegi tahab lugeda Tõde ja õiguse esimest osa, teada saada ka seda, mis on seal ridade ja ridade vahel, siis see on suurepärane variant selleks. On 49 eurot ümardatuna, et noh, annab tunda küll siis. Jah, annab tunda. Annab tunda ikkagi, jah. Aga noh, eks ta oli vähemalt raamatukogudes kätte saada või kes tahab tõesti põhjalikult teada saada kommentaare. Aga no klassikad kommenteerivad kõik maad omal tavaliselt ikka, kus ta siis ilma saab. Ükskord jõuab ikka klassika kommenteerimine kätte. Aga nüüd täiesti tuttuus raamat. Jah, seda. See on Liia Kikas, Väikelinna Piit. Ta on siis autor, kes mainiti või märgiti ära viimasel romaanivõistlusel. Ta on kirjutanud stsenaariume, ta on kirjutanud näidendeid ja olnud väga tegus kirjanduslikult. See on Varju nimi, mille all ta kirjutab, aga see on raamat, mis räägib siis ühest väiksest Eesti paigast, kus hakatakse tegema, noored hakkavad tegema bändi, bändil läheb väga hästi ja siis vaadatakse, mis seal edasi hakkab juhtuma. On palju armastust, on väga värvikad tegelased, tegelasi on väga noortest kuni väga vanadeni, kõik on väga elavalt kirjeldatud ja kuna ta tõesti on kirjutanud stsenaariumi ja näidendeid, siis tõepoolest seda raamatut lugedes on võimalik seda endale kõike ette kujutada, mis seal toimub. See pilt hakkab jooksma niimoodi silme eest läbi ja minu meelest, kui ta selle ära märgitud sai, siis ka romaanivõistluse žürii ütles, et tal on erakordne anne inimesed elavaks kirjutada. Ja asi ei piirdu ainult ühe bändi tegemistega, vaid seal on tõesti väga palju on armastust ja asi läheb kättega lõpuks väga-väga kriminaalseks, ütleme nii. Ja kriminaalsemaks, kui võib-olla oleme harjunud niisugustes Eesti raamatutes. Ta ise ütleb küll, et selleks on täiesti alus olemas. Tal on ka nende kriminaalide puhul on olemas mingid prototüübid isegi ja igatahes igav seda raamatut lugedes ei hakka. Ja minu meelest on see niisugune, mis tegelikult esimesest leheküljest läheb juba tegevus lahti, kaua ei tule oodata. Soovitan täiesti, see on väga loetav ja mõnus raamat. Sa ütlesid, et ta on olnud väga mitme väga populaarse telesarja stsenaristide seas ja nende loojate seas, et see stsenaariumi kirjutamine ka omaette kunst ju. Ta on jah kirjutanud siin animaseriaale, autorifilme, Imesünd teisel pool vett ja visuaalprojekte ja kui kujutada ette, et tõesti näidendid ja need animasarjad ja filmid, siis ilmselt sealt inimene saabki kaasa või lihvib nende tegemisel oma võimet dialoogiga ja nappide kirjeldustega luua elav maailm, mis läheb nagu inimestele väga korda. Ja tore on, et jälle üks niisugune Eesti kirjutaja on tekkinud pärast seda romaanivõistlusel ära märgitud saamist, ütles ta ise küll, et ta väga
arvab, et see raamat ei jää tema viimaseks. Tore, kui Eesti väikesed paigad ka sinna raamatusesse satuvad, et ei ole ainult suurlinnad. Jah, ja see on jah. Ja teine asi on see, et romaanivõistlus toob ikkagi mitte ainult teoseid tuntud tegijatelt, et vaatad, et ahah, see nimi on juba teada ja nüüd ta sai selle preemia, et tegelikult ka täiesti uusi nimesid. Kapten Lembit Uustundi teame kõik, eks? Jah, kapten Lembit Uustund ei ole uus tegija, tema on ikka juba tükk aega teinud ja kirjutanud usinalt edasi ja vaatame, mis ta edasi teeb, igatahes viimases telefonikõnes ütles ta, et olles kuulanud minu sõnavõtte, leiab ta, et tal on võib-olla aega hakata kirjutama romantaasiat vapratest saare naistest, nii et ootame huviga. Aga esialgu ta on kirjutanud ühest saare mehest, keda ta ise ka tunneb ja kirjutab siis, et Voldemar Laasiku 9 mina. Et mismoodi on elu ajalugu kohelnud siis ühte saare meest ja kuidas ta sellest kõigest kuidagimoodi on läbi tulnud. Ja ma ütlen ikka, et tegelikult Lembit Uustund kirjutab oma raamatuid, ka see Avamere sari oli nii, et ma ütlesin, et kas ta sõbrad ja tuttavad ja teised kalamehed ja meremehed ootavad huviga igada uut raamatut, et teada saada, kuidas neil edaspidi läheb ja mis elu nad on elanud, sest et need prototüübid on tihti võetud sealt samast tema lähedalt. Ja ta on kirjutanud nad väga värvikaks ja elavaks. Tõepoolest, kui need raamatu esitlused on olnud, siis lihtsalt seal on tunda, kuidas tema ümber kogu see elu keeb ja kuidas tegelikult inimesed hindavad seda, et nende elust on kirjutatud niisugused raamatud ja et tegelikult see on omamoodi huvitav nähtus, kuidas tegelik elu on saanudki kirjanduseks. Ja minu meelest see oli Karl-Martin Sinijärv, kes ütles, et mingis mõttes see Uustundi Avamere sari ongi üks nendest suurtest Eesti romaanidest, mida oodatakse, sest see ka hõlmab väga pika perioodi ja erinevad riigikorrad, võimatuna tunduvad olukorrad ja see nende keskelt siis ka inimeste ja tegelaste areng inimestena. Uustund on tegelikult suurepärane jutuvest ja ainuüksi temaga vestlemine on see, sulle ühel hetkel, kus silmad kinni panevad, kas ta loeb raamatut või räägib mingist asjast, aga mis ta on toredasti teinud, on see, et ta on võtnud kokku need lood, mida me kõik räägime ja mida me kõik kuuleme igalt poolt. Ja pannud need lihtsalt kirja, et lood, mis tegelikult ununeks ja mida me võib-olla ei pea tähtsaks, kui on tema võtnud meelde jätnud ja siis sobivas kohas raamatusse kirja pannud, nii et selline tõeline Eesti jutuvest on ta kindlasti. No ega see on ju ikkagi perekonna viga ka, et käbi sellest kandust väga kaugele pole kukkunud. Ja no viimane raamat, millest rääkida, aga muidugi nagu me juba enne kord vist ja mitu korda enne oleme öelnud, et tegelikult kui me nüüd viimase raamatu ka juhime tähelepanu, et siis paluks küsimusi ja paluks öelda, mis teie asjadest arvate ja mis te olete lugenud ja nii edasi. Aga see on Tommi Kinnunen, kes on juba eestlastele tuttavaks saanud ja keda hinnatakse. Tommi Kinnunen kirjutab väga elavaks Soome ajaloo ja kirjutab just ka väikeste paikade ajaloo, inimeste ajaloo, kes kuidagi moodi on sattunud Soome keerulise ajaloo hammasrataste vahele. Aga tema raamatutes on inimestel just seda niisugust Soome vastupidavust ja sitkust ja nad tulevad ikka välja kuidagi asjast, aga seda, kuidas see neil õnnestub, seda Kinnunen kirjeldabki ja ta kirjutab seda väga soojalt ja hästi. Soojalt, aga samal ajal ka halastamatult. Nii et see raamat seda puhku on siis ühest õpetajast, üksitases paigas ja jällegi küsimus selles, kuidas vastu pidada rasketes tingimustes, mitmes mõttes rasketes, nii vaimselt kui ka tegelikult ka looduslikult. See paik, mida ta kirjeldab, on üksindane, nagu oleks ära lõigatud, aga sellest hoolimata see peategelane selles raamatus ongi tegelikult antud siis kuust kuusse kulgev elu selles koolis. Ja see, mismoodi õpetaja koolis
peab tegema oma valikud, mismoodi ta peab vastu pidama, kuidas tal õnnestub siis niimoodi kuusse ellu jääda ja endalt ka veel midagi anda. Kinnunen on ise ka õpetaja ja tal on tõesti väga palju soojust ja kaastunnet ja kaasaelamist oma tegelaste suhtes. Me oleme talt juba nüüd väga mitu välja andnud ja ma arvan, et ta korra on käinud juba head read festivalil, aga täiesti võimalik, et kutsuks ta uuesti jälle, sest vahepeal on nii palju raamatuid ilmunud. Ja Eesti lugeja puhul on see, et mitte igat Soome kirjanikku ei võeta omaks, aga Kinnunen on omaks võetud. Kui ta siin käis ja esines head readis, ta oli ka niisugune väga loomulik, vahetu ja suurepärane. Nii et jah, Tommi Kinnunen, Pimedad kuud. Ja no oma viimase raamatuna ja täna õhtul üldse mitte erandina, eks Varraku varasalvest teile tulnud, aga Agatha Christie Seven Dialsi mõistatus. Et seda te nüüd võite siit poest osta, te olete Netflixi toel selle siin valge kleepsuga välja andnud, et seda te saate siis kas vaadata raamat või seda seriaali Netflixist või siis lugeda 10. korda Agatha Christie suurepärast fantaasiat. Teda ei ole nii palju välja antud, et teda 10. korda välja või lugeda saab. 2 korda vähemalt on ilmunud see. Aga nojah, ega sellest Netflixist palju tast nüüd tuge on, aga no vähemalt talle tõmmati sellega rohkem tähelepanu jälle, sest ta on natuke omamoodi erand Christie raamatute hulgas. Netflixi puhul vanasti oli niimoodi, et veel 10 aastatki tagasi oli niimoodi, et kui kinno tuli film või telekasse tuli seriaal, siis me võisime kindlad olla, et kordustükk lühinad ära ja siis teeme veel teisegi kordustüki, aga tänapäeval tõesti inimesed vaatavad selle sarja ära ja võib-olla raamatut ei võta, aga võib-olla mis minu puhul, mida mina loodan, on see, et nad vaatavad selle sarja ära ja siis nad loevad seda raamatut 1 korra, 5 aasta pärast loevad 2 korda, sellepärast Agatha Christie on kindlasti autor, kelle raamatuid võib täiesti muretult lugeda mitu korda, ilma et tekikski sellist mõtet, et sa oled seda juba mitu korda lugenud. Et see Agatha Christiet ma soovitan alati. Kristiga on jah kindla peale minek, võib täiesti öelda. No nii, kuulge, aga me anname siit jutu järje teie peal, et mis te olete lugenud head ja mis te olete lugenud halvad, see kohta ka öelda. Nii, ma loobin siit mikrofoni publikusse. Ja küsimusi võib esitada meile mõlemale ohtralt. Nii. Tagasi selle raamatu juurde, millest sa kuidagi rääkida ei tahtnud. See autor, Rachel Reed. Autoriga mul ei ole mingit pretensioon. Lihtsalt ma näitasin pretensiooni, aga tahad sellest rääkida. Ma hetkel loen selle sarja 4. raamatut, mis on väga hea. Ma peaks ütlema, et mis ta ainus kord, kus ma saan öelda telesari kohta, et see tundub parem kui raamatusari. No need tegelased, mis terve sarja peale on, et nad tegelikult neid kõiki on seal natukene. Et see vasakune poiss seal on sarjas ka täitsa olemas. Küll vähe, aga ikka. Tõesti see sari, minu teada selle eelarve oli hästi pisike. Et arvestades seda on see vapustavad hästi tehtud. See lend, mis nad teevad praegu, on ikka väga võimas. See on vähemalt sari, millest peale kõik räägivad ja kui vaadata ei taha, siis räägivad. Minul isiklikult väga ei ole, see on see raamat oli kõige nõrgem, aga puhtalt pealkirja järgi. Juba vaatasin, et peategelaste raamatud on otsas. Žaali nõue. Mulle tundus vähemalt, et peategelaste, sarja peategelaste raamatud vist ühte nägin, aga selle uuendat osa ei olegi täitsa välja müüdud või väljas. Nii, kellele saadame edasi? Veel huvitavaid leide või muid muljeid. Mina teatan, et ma olen vahepeal sedasi väga õnnelikult saanud üle oma lugemistõrkest. Ma olen isegi paar raamatut mitte ainult ostnud, vaid ka lugenud. Et sinu vahitusel Pauliinale, see oli sihukene nututaja ja no tõesti nututaja. Jah,
pisarakiskja. no täitsa minu pisarat kiskus sedasi välja, sest ma olen ise ka nagu pisut oma elus muusikaga kokku puutunud ja ma natukene tunnen seda valu, mis juhtub siis, kui muusika inimesel midagi käega juhtub. Ja kui üks sõrm kogunisti sedasi läheb kuhugi rändama ja siis on see asi väga valus. Teine väga valus asi, mida hiljuti lugesin, Frederik Backmani uus raamat eesti keeles. Jah, minu sõbrad. Minu sõbrad, see on ka sihukene, natukene nututajad ja liiga mitmekihiline asi, et seda ei saa nagu ühe ampsuga alla neelata, tuli nagu seda 2 korda lugeda. Ja mõned raamatud olen veel ostnud, nii et hea, et mul see mingisugune lugemistõrge on üle läinud. Sest nii et kirjastage aga julgelt edasi. Jah, kirjastame. Elame teie vaja. Täpselt. Mina sattusin lõpuks riiulist välja võtma, seal 2 aastat laagerdud Eumeniidid. Ootas Jonathan Litteri, see on lihtsalt erakordne. Ja heliallika ma mõtlengi, et kui oma tõlkeid hakata puhtasti hakata vaatama, aga see Eumeniid ise nagu raamat ei ole selle kohta õige sõna. Jah, sellel on jah üsna lai mõju ilmselt. Aga jah, ma mäletan Elisid hakkas tõlkima, siis minu esimene mõte oli, kuidas ta seda suudab tõlkida. Kuidas ta suudab seal raamatus elada, sest see ei olnud mingisugune lõbruke raamat, seal tuli kaua elada. Ja siis oligi, otsisin ja guugeldasin täitsa erinevad saated ja podcast'id, kus ta rääkis sellest tõlkimisprotsessist. Sinna tuleb see raamatus küll veel minna. Jah, see ei ole niisugune ühe korra raamat. No midagi väga üratavat ei ole, lugesin läbi mõne Vallis tädi, ta jätkus kaua, 550 ette mõnule tasemega. Ja nüüd võtsin siis Florian Illese Vaikuse võlu, alustasin just, tundub huvitav olema. Ja tundub, et Valeri Perrin võidutseb edasi kõik 4 raamatut. Ja tuleb ka minu meelest seda värsket Bett Lilletöö, sellest tuleb ka film. Kellel on tahtmist tema kohta rohkem lugeda, siis viimases sädemes on temaga väga pikk intervjuu, mille tegi Kristi Pärn-Paldoja. Et seal ta räägib ka oma elust ja kirjutamisest ja edasistest plaanidest. Oli raamatukogu tellist teise eksemplari juurde, nii suur nõudlus oli Lillesele värsket vett. Jah. Mina olen sattunud lugemislõksu seoses ühe varsti peagi toimuva reisiga, et mõtlesin lihtsalt proovida Ian Ransi Inspektor Rebuse sarja, seda on eesti keeles ilmunud umbes 9 raamatut ja võib-olla saan aru, mis eestlastele ei pruukinud meeldida, aga võib-olla ka mitte, sest et ta on lihtsalt intelligentne. Ja ma olen nüüd selle linna, kus ma mitte kunagi olnud ei ole, endale ikkagi peaaegu selgeks saanud juba, et praegu ma olen Fleshmarket Close'il, mis ühest otsast jõuab välja Cockburn Streetile ja nii edasi, nii et ma kujutan seda linna enda jaoks päris hästi ette, nii et 14. raamat, see on lihtsalt juba sõltuvus. Aga eesti kirjandusest ma lugesin Reili Reinausi Hiietantsijad, millest ei ole siin nagu üldse juttu olnud, et see on täiesti teistsugune ja päris naljakas teos. Ja Reinaus on huvitav, aga ma arvan, et augustikuus õnnestub vaadata kõiki Close'e kaasa arvatud Fleshmarketit ja kogu Edinburghi. Sest Rankin on jah tõesti peaaegu, et Šotimaa rahvusikaare. Rebuse radu saab väga hästi käia. Vanasti oli isegi öeldi, et on mingi variant, et mõnikord, kui astuda läbi Rebuse lemmikkõrtsist, siis seal võib istuda Rankina. Ma ei tea, kas see praegu ka nii on. Ta on ennast lasknud seal ees pildistada igal juhul. Jaa, seda küll, jah. No kui siin Vaikuse võlu on mõnel pool lugemisel, mina alustasin jaanuarit sellega ja ma pean ütlema, mulle väga meeldis. Ma käisin eelmine aasta muidugi ka Dresdenis ja kuna ta on nii-öelda Dresdeni kunstnik, siis ma praegu kahetsen
tõesti, et me ei läinud sinna Albertinumi vaatama, kus ka teda on esitatud, aga meil lihtsalt juhtus selline tõsiasi, et lapse telefonis polnud internetti ja me ei saanud minna niimoodi, et me jätame võõrasse linna lapse tänavale, lihtsalt jalutavad, vanemad lähevad kunsti nautima, no ei töötanud ja tema keeldus muuseumisse kaasa tulemast. Aga ja Vaikusevõlu oli hea ja teine, mis mulle jaanuaris väga meeldis, oli see üleastumised. Et noh, ma ei tea, see kiusab siiamaani kuidagi niisugune, et ma olin küll 70-ndatel ise plikakene, no 69 sünniaastaga, aga mul on kuskilt mälupõhjast on mingid, ka meie ajaga mingid sellised nupukesed läbi käinud ja mis oli ja kus jälle keegi jäi, Nõukogude võim armastas seda kajastada, nad on ikka pahad, koledad kapitalistid, mida nad kõike inimestega teevad. Noh, et meie oleme ilusad ja head. Et mul on ikkagi need nupukesed on kuskilt nagu mälusopis sees. Jah, ma olen kuulnud, et need üleastumised ei anna rahu väga paljudele teistele, kes on läbi lugenud, et just nimelt jäävad kuhugi. See on, ja kusjuures seal on, mulle meeldib selle raamatu puhul eriti see raam, ma ei saanudki alguses aru, kuidas ta nagu peale hakkas, ma jõudsin lõppu ja siis, kui nüüd see Dave seal välja ilmub, siis ma läksin uuesti algusesse ja alustasin sealt, korraks lugesin uuesti nagu. Et see on väga kihvtisti sisse juhatatud ja välja juhatatud sealt. Ja tegelikult saab ju karistada selle eest, et ta on inimene. Lihtsalt selle eest, et sa oled inimene. See on nii jagur. Aga nii on, midagi teha. Elu on selline ja läheb edasi paraku. Jah, ja seal on väga palju neid kohti. Ma ütlen, et seal ei olnud võimalik elada nii, et sa kuskilt üle ei astu mingist piirist. Ja vales kohas, valel ajal teed vale liigutus, ütled vale lause. Ja sa ei tahtnud poolt valida, aga sul oli pool kogu aeg valitud. Seal ei ole võimalik neutraalne olla. No ei ole võimalik. Jah. Selles suhtes, jah. Keegi veel? Mina lugesin jaanuaris ka ühte väga head Soome autorit, Anni Kydomäki, Margarita. Helmi siin soovitas seda juba mõnda aega tagasi ja tõesti hästi ilusad ka looduskirjeldused ja ka korralik pakstellis, aga rasked teemad, hästi ilusasti kirjutatud. Ja siis mahtus mu jaanuarisse veel 2 täiesti nagu minu maitsele raamatut, Chris Whitakeri Kõik pimeduse värvid, nautisin tükk aega. Olin seal loos sees ja siis oli üks hea nututaja, nagu Ester siin ütles, see on tore väljend mu meelest. Pisarakiskuja, aga nututaja oli see Liisa Riitseni Kured lendavad lõunasse. Et mis siis, et me teame, kuidas vanade inimeste elu lõpeb, aga ikka pisarad voolavad ja hästi ka ilusasti kirjutatud. Tõesti väga mõnusad. Jaanuar oli mõnus lugemiskuu. See Kurgede raamat paistab ka sakslastele meeldivad, sest praegu igasugused, kes mul seal Instagramis on sakslased, kõik ütlevad väga meeldis ja väga hea ja kõik loevad ja järelikult on hea, ma pean ka lugema. Times edetabelis on see raamat number 1. Oli eelmisel nädalal number 1. Kui Inglismaa üks rootslane suudab edetabelis number 9, siis see on ikkagi praegu ei ole enam. Aga vähemalt oli ja. Oli. Ja nüüd ta teeb Ameerikast, et väga suur edukäik vaatab sealt. Mul isegi loen neid saksakeelsed pealkirju, mina panen endal need saksakeelsed pealkirjad Goodreadsi hakkama ja ma ei ühendanud kohe üldse ära, mis raamat see on. Et see on ju eesti keeles juba olemas. Ma panin ta natuke äraspidiselt, aga peaasi, et ma selleni jõuan. Mina teen lihtsalt ühe filmisoovituse. Aeg-ajalt me ju vaatame filme ka, mis on kirjutatud raamatutes. Enne ma siin liputasin seda raamatut. Aga samat autorit on eesti keeles ilmunud ka sellised väikesed asjad. Ja neid väikeseid asju on tehtud ka filmiks, mis oli nii masendavalt pall ja sünge, täpselt nii nagu see raamatu, see mõte oli, et jaa. See on Jupiteris. Jaa, see Eesti televisioonis näitas. Cillian Murphy mängib seal peaosas. Jah, see oli üsna lohutu.
ja no ilmselt kogu see värk, millest see raamat ja siis ka film tehti, oli no see, et tahaks lugu kellelegi tappa anda. On, see on asi, mis iirlased ei saa siiamaani õieti üle ikka. See jälle iga natukese aega kuskil mingit moodi ujub pinnale ja see on neil üks häbiväärsemaid asju olid need pesumajad. Kui kaua? 96 oli millal pajeti sellele lõpp. See on, kuulge, halb. Väga raske on uskuda tegelikult. Ja ei, kui ma lugesin seda kuskil seda 96 nii-öelda hakkasid nad oma pesu nüüd pesema, musta pesu nüüd, siis... Ja noh, nüüd on tulnud ju muidugi see film, see Filomena oli sellest, siis on päris ongi ka nende pesumajade nimeline film ja ikka ühte ja teist on sellest kõigest tulnud ja nüüd need sellised väiksed asjad ka, nii et eks see ikka veel kuskil kõige all ja jälle aeg-ajalt tuleb sealt midagi välja. Mingi rahvusliku häbitaoline asi, mida igasugust iseendast läbi laskuma, eks. Meil ei ole sellist... No nii hullu ei ole, jah. Ja see käis seal ilusti kõik katoliku kiriku takkikepi on, nii et ma ei kujuta ette, kui palju neid lapsi oli, mis... John Benville on ka oma krimkades sellest ju kirjutanud, see sama Christine Falls ja siis sellega otseselt seotud see, et kui isegi surnud oli see, mis otseselt nagu selle esimese raamatu süžee lõpuni viib. Ja tema teeb seda ka väga hästi. Ja noh, tegelikult see isegi surnud, mis nagu selle Christine Fallsi raamatu jätk on oma moodi. Vähemalt Benville ei ole suutnud ka ilmselt kiusatusele vastu panna, sest seal on väga magus kättemaks mingis mõttes. Ja otste kokkusidumine. Aga jah, mis teha? Eks nad katsud kuidagi sellest üle saada, aga see pitser on jumal, meil käis festivalil, ma olen sellest rääkinud ka, meil käis üks šoti jutuvestja siin ja kuidagi tuli lihtsalt väljas, seisime, tegime ilmselt suitsu, ajasime juttu. Ja kuidagi tuli välja nii, et see sama šoti jutuvestja oli üks selline laps, kes võeti emalt ära nendest pesumajadest. Need lapsed võeti enamasti ära ja see laps anti siis Šotimaale väga usklikku perekonda, kus ta kasvas tundmata oma vanemaid ja ta hakkas täiskasvanuna otsima oma ema. Nad vahetasid, kirjutasid teineteisele vist ja lubasid kokku saada ja siis ema suri. Nii et noh, niisugused... Ma kujutan ette, et selliseid väga traagilisi lugusid on seal järjest ja võib-olla kõik ei leia üles oma päritolu ja kas nad üldse oskavadki hakata otsima ja senikaua, kuni need inimesed on ikkagi veel elus ja olemas ja et ega see siis ei kao see asi kõik. Meil keegi? Tagasi mulle. Üks raamat, mida ma tahan mainida mikrofonis. Jah. Üks raamat, mis praegu ingliskeelses maailmas teeb väga suuri tegusid, Julian Barnesi, tema väitel viimane romaan, et kas sa... Tõenäoliselt anname välja. See on jah, ingliskeeles on ta pealkiri Departure ja siis on sulgudes esse, ehk siis Departures, lahkumine või lahkumised. Ja ta ise väidab jah, et see on viimane raamat, tal endal on leukeemia praegu, aga nagu ta ütleb, see leukeemia teda ei tapa, et tema tapab leukeemia, kui ta ära sureb. Et see on nagu rohtudega ohjeldatav. Ja see raamat on nii, nagu ta viimased raamatud on olnud tihtipeale niisugune natuke esseistlik, natuke mõtisklev elu kaduvuse üle ja elu kui sellise üle. Ja sinna sisse on ta siis põiminud ühe armastusloo, kahe inimese armastusloo, kes kunagi ülikoolile said kokku, läksid lahku ja hiljem aitas uuesti kokku saada ja kes siis tõesti leidsid teineteist. No ta kirjutab väga ilusti ja ka see raamat on väga ilusti kirjutatud. Nii et jah, ma loodan, et äkki annamegi välja. Vaatame. Kunagi oli jutuks see, et Powersi mänguväljak peaks tulema ka. On töös, ei ole? Siit samas reas istub Triin Päev, kes peaks selle ära tõlkima. Ma ei tea, kui kaugel ta sellega on. Lõpp paistab juba. Lõpp paistab, nii et tuleb. Powers tuleb. Ja üks küsimus veel, et ja siis oli seal Austria selle saatkonnaga oli Rahvusraamatus üritus, oli Daniel Glattaueri see rongis. Jah. Et see on ka nagu teilt tulemas. Jah. No, tuleb ta niimoodi suve peale või jääb sügisesse? Ei oskagi täpselt öelda, aga ta tuleb jah.
sellega oleme me juba otsustanud, et ta tuleb. Need mõlemad tulevad siis ikkagi moodsas ajas või? jah. see moodsas ajas, noh, sa oled mingisuguseid autoreid moodsas ajas välja andnud ja siis andnud nad mingis muus kuues ja siis nagu läheb kuidagi. ei, need tulevad moodsas aega, jah, mõlemad. see on kiire, et me leiame üles. ja, aga nii, Kristal on aeg täis. üks viimane küsimus, kui kellelgi on, kes julgeb. nii, mina kasutan juhust ja küsin sult ajalugu ja küsin Kristalt siia. oi kui armas, aga ma räägin teile siis ühe loo, kus Krista oli ühe raamatu esitlusel siinsamas selles samas raamatukaupluses. Aasta oli siis, ma ei tea, 2005, 6, 7, kui oli kirjaniku härra Jordan oli Estonian Airi lennukist maha jäänud ja siin toimus tema raamatu esitlus. Ja kuna autorit ei olnud, siis Krista oli see, kes raamatutes autogrammi rääkis. Et siin on ajalooline hetk on uuesti kätte jõudnud 10-20 aastat. No tuli hiljem, aga see publikum, kes siia poodiumi kogunenud, see teda ei näinud muidugi. Aga kes tahab lugupeetud rahvakunstnikult ikkagi veel autogrammi saada, siis raamatuid siin jätkub üle 100 tõlke ja neid ju siin ikka rohkem on. Nii et kudinal raamatud kätte ja pastaka tahad ka tagasi no.? Kuulge, aitäh teile. Sellega ma arvan, me täna lõpetame. Järgmine kord võtke raamatud kaasa, ma annan ka mõnest autogrammi. Aitäh teile.